kui ma olin 15 ja vahetasin kooli, siis ma märkasin, et mina olin sama kaua koolis käinud kui need teised seal teises koolis. Aga nemad olid näiteks saksa keelt õppinud 1. klassist saadik ja mina 5. klassist saadik. Ma olin nagu kuidagi sama aja ära kulutanud koolis, aga ma oskasin ja teadsin palju vähem kui nemad. Ja sellest sai alguse minu taipamine, et tegelikult on väga-väga oluline, kuidas me kasutame oma aega. Ja minu jaoks on eneseareng hästi elementaarne ja selline hasartne isegi või ma olen nagu väga-väga sageli osalen igasugustel koolitustel ja samal ajal ma olen väga-väga rahul oma eluga, aga ma olen nagu uudishimulik, et mis veel on võimalik. Ja ma tunnen nagu nii mõnusat rahuldust sellest, kui ma loen midagi uut, õpin midagi uut, kogen midagi uut ja rakendan midagi uut, mis läheb natuke aeglasemalt kui see teadasaamiste tempo. Aga see ajakiri on just selline, mis sind üles ehitab ja inspiratsiooni annab. Sest kahjuks öeldakse, et sageli pärast ajakirja lugemist tuntakse ennast halvemini, nagu ärevamalt või võrreldakse siin kõikide saledate inimestega piltidel ja tuntakse ennast halvemini. Siis pärast seda ajakirja lugejad on väga-väga palju mulle kirjutanud, et tuntakse ennast paremini. Tuntakse, et seal tunneli otsas on kusagil valgus ja see ei ole rong. Siin on 4 erinevat osa, mis on inspireeritud tegelikult Nekrassovi, Anatoli Nekrassovi teostest või lähenemisest, kus kõige tähtsam meile on meie sisemaailm või see on nagu esimene ring, nagu südamik, millega tegeleda. Järgmine on meie lähedased. 3. ring on meie töö, eneseteostus, mis siin ajakirjas on ka isegi kuni investeerimiseni välja. Ja 4. ring on see kõige kaugem, on ühiskond, reisimine. Ja just need teemad just sellises järjekorras saidki selle Hingelepai ajakirja rubriikideks. Et see ajakiri tõesti ehitaks sind üles samm-sammult või ka annaks sellise väikese auditi võimaluse, et kui sa loed, siis sa saad ise hinnata, kuidas sinu elu need aspektid on ja millisesse aspekti sa panustad rohkem ja millisesse vähem ja millisesse võiks rohkem panustada. See on paks nagu raamat ja 30 inimese koostöö. Iga lugu me oleme lugenud 17 korda. Ma tellin selle loo autorilt, ma loen ja toimetan seda, saadan autorile tagasi. Autor saadab mulle, ma loen uuesti, toimetan uuesti, täiendan. Kui väga palju täiendan, saadan veel kord autorile, aga tavaliselt saadan juba keeletoimetajale ja keeletoimetaja saadab mulle tagasi. Mina vaatan, teen parandused vastavalt, kuidas ta soovitas. Saadan uuesti autorile, et kas kõik on õige, kas sobib ja saame kujundajale saata. Siis ta saadab mulle, ma teen veel viimased parandused, kui on väga palju, saadan veel keeletoimetajale, aga tavaliselt saadan otse kujundajale. Ja kujundajalt tuleb see ka veel tagasi mulle. Loen üle, vaatan vead, üle poolitusvead või kus on mõni rida topelt läinud või midagi. Saadan autorile, mulle, keeletoimetajale, mulle, kujundajale ja kokku 17 sellist sammu, 17 korda loeme iga lugu. See on tõesti hästi suure pühendumusega tehtud ajakiri. Kogu südamest ja kogu hingest. Mitte kellegi jaoks ega kellegi pärast. Kohtusin just ühe naisega, kes on praegu ühel minu koolitusel, kus ma osalen, õpetaja. Ja mul oli nii hea meel, et kui ta nägi Hingelepai veebiaadressi minu kirjutatud kodutööl, siis ta küsis, et kas sa töötad seal? Ja siis see oli mulle naljakas, sest see on mu enda kodu. Hingelepai on mu enda ajakiri ja ma ei tööta seal, ma elan seda elu päriselt ise ja saan ise ka inspiratsiooni ajakirjast, sest ma kirjutan mitmed lood ise
sest ma nii väga tahan seda ja ajakiri ilmub ainult 3 kuu tagant 1 korra ja ma jõuan vabalt. Ja aga meil on ka selliseid muidugi palju kaasautoreid, teisi inimesi, nagu ma ütlesin, 30, et kui ma loen neid lugusid, siis mul on ka nii, et vau, seda ma ei teadnud ja seda ma tahaks ka oma elus katsetada. Et selliseid kohti on hästi palju ja ma ei tööta siin, ma lihtsalt elan seda ja jagan seda, mida ma tunnen, et ma tahan jagada maailmaga. Hingele Pai ajakiri, ma arvan, on väga hindamatu ja väärtuslik, aga seda saad tellida 10 euro eest. Siis sa saad selle oma koju lõhnavana, värvilisena, rahustaval paberil, mitte läikival, mida sa ei tea täpselt, kuidas lambivalgel keerata, et sa näeksid ilusti lugeda, vaid see rahustab närvisüsteemi. Ta ongi selline mõnus pehme paber, mida on ka kiidetud. See on kallim toota kui läikiv paber ja läikivat paberit toodetakse sellepärast ka veel, et see meeldib reklaamiandjatele rohkem, sest siis kõik, mida nad reklaamivad, särab rohkem, aga meil on reklaamivaba ajakiri. Meil ei ole vaja kellelegi meeldida peale sinu. Ma väga soovin, et see, mis me siin jagame, läheks sulle korda ja aitaks sul tõusta uutesse kõrgustesse oma elus, mitte lihtsalt meelt lahutada. Ja praegu just saab tellida ja loodan, et saan sind inspireerida. Ilusat päeva sulle!